on üks muster, mida nimetatakse ekslikult arenguks. Aga see ei ole areng. Ma näen seda inimestes, kes pidevalt parandavad midagi. Protsesse, inimesi, iseennast. Tavaliselt õigustatakse seda kõrgete standardite, ambitsiooni või enesedistsipliinina. Muster kordub alati ühtemoodi. Rohkem kontrolli, rohkem parandamist, rohkem optimeerimist. See on mulle endale täiega tuttav muster. Mingil hetkel ei parandata tegelikult enam tulemusi, vaid parandatakse hoopis tunnet, et midagi on puudu. Nüüd, nii nagu minus, võib ka sinus eksisteerida osa, mis ütleb ala lõpmata, et midagi on valesti. Ükskõik kui hästi kõik objektiivselt vaadatuna on, üks osa meie psüühikas leiab alati midagi, mis võiks olla justkui paremini. Niiviisi elades võib kogu elu muutuda lõputuks vigade paranduseks, mis minu kogemuses ei lõpe mitte kunagi. Ja see ei ole ainult isiklik probleem. See mehhanism jookseb inimeste elu taustal pidevalt. Kui inimene elab valdavalt vigu otsiva, maailma parandamise mentaliteediga, ei näe ta vigu ainult iseendas. Ükskõik kui ta vaatab, midagi on alati kusagil valesti. Teistes, suhetes, töös, juhis, alluvas, lastes, vanemates, igal pool. Ärimaailmas on täpselt sama mehhanism. Juht, kes tunneb, et ta pole piisavalt hea, hakkab oma töötajaid mikromanageerima. Täiustama asju, mis ei vaja täiustamist. Mitte sellepärast, et inimesed vajavad suuremat kontrolli, vaid sellepärast, et juhi enda ebakindlus vajab maandamist. Ja tulemuseks ei ole mitte parem organisatsioon, vaid ületöötanud ja alamotiveeritud meeskond. Ja kui ma olen töötaja, kes tunneb, et ma ei ole piisavalt tubli, siis ma pingutan ülemäära, ma töötan kindlalt üle, ma püüan kõigile inimestele meeldida, kuni ühel hetkel ma olen lihtsalt läbi põlenud. Nüüd probleem ei ole areng, vaid probleem on areng, mille sünd ja sünnitaja on hirm. Ja siin on taaskord ülioluline teada, et see ei ole iseloom, vaid see, millest ma räägin, on üks programm. Programm, millel on alati sarnased mõtted ja tunne. Ja selle programmi nimi psühholoogias on sisemine kriitik. Nüüd sisemine kriitik püüab sind kaitsta, hoida sind häbist, hülgamisest ja valust. Ta teeb seda järjepidevalt ja tema eesmärk on üliüllas, soov säilitada väärikus ja evolutsiooniliselt sügavamal tasandil elu ja ellujäämine. Nüüd, kui sa tunned ise häbi vahel, lootusetust, ebapiisavust, masendust, ebakindlust, süüd või üldse selliseid tundeid, siis on üsna kindel märk, et kriitik sinu sees on taas aktiveerunud. Kõige sagedamini pommitab sisemine kriitik sind negatiivsete sõnumitega sinu väärtuse kohta inimesena. Sisemine kriitik võib näiteks hinnata ja mõista hukka sinu tundeid, mõtteid, ideid ja ka käitumist ja tegusid. Minevikus, olevikus. Ta võib dikteerida, mida sa peaksid või peaks oma elu, aja ja ressurssidega tegema või heita ette sulle valikuid, mida sa juba teinud oled. Ta võib sind süüdistada selles, et sa ei vasta tema või talle oluliste inimeste ootustele ja standarditele. Ta võib susse sisendada kahtlust, et sa ei saa oma asjadega piisavalt hästi hakkama. Ta võib sind isegi vaikselt häbistada taustal lihtsalt selle eest, kes sa inimesena oled või milline sa välja näed. Ta võib panna sind tundma süüd asjade pärast, mida oled teinud, plaanid teha või oled kunagi tegemata jätnud. Peas võivad kõlada kriitiku poolt lausutud mõtted umbes nii. Miks sa üldse nii tunned? Normaalsed inimesed ei tunne nii. Kuule mees, teised saavad sellega hakkama. Mis su viga on? Kuule, sa oleksid pidanud juba ammu selle selgeks saama, ära tegema. Kui sa oled juba 42 mees. Kui sa nüüd fucking eksid, näevad kõik, kes sa tegelikult oled. Kuule, kui sa ei pinguta, kukub kõik kokku, kas sa saad aru? Sina oled teisi inimesi alt vedanud jälle. Kui sa oleksid rohkem pingutanud, poleks meil praegu seda fucking probleemi. See pole piisavalt hea.
tee uuesti. Kui sa neid mehhanisme ära ei tunne, võib kriitiku kõne kiirelt tunduda nagu vaidlustamatu tõde ja luua erakordselt palju sisemist kannatust ja seeläbi kas paigalseisu, tardumist või fookuse pööramist asjadele, mille tegemine ei aita sind tegelikult edasi. Ja halvimatel hetkedel, vähemalt suudab minu kriitik maalida mulle elust niivõrd negatiivse pildi, et ainus, mida ma teekonna lõpus näen, on totaalne hüljatus, avalik alandus, täielik laastumine ning surm haigena ja teiste poolt põlatuna. Üsna elavalt näen neid pilte. See stsenaarium ei pea jõudma surmani, et mõjutada sinu käitumist. Piisab lihtsalt ühest häbilaengust, et inimene juba hakkab tegema valesid ja kriitiku poolt kallutatud otsuseid. Ja kriitilisus võib end kavalalt peita ka aususe maski taha. Kui see muster elab ühes inimeses, näiteks juhis, elab ta automaatselt ka grupis. Ja kui ta elab grupis, hakkab ta kujundama kultuuri. Grupp võib olla perekond. Ma õigustasin aastaid oma kriitikast kantud empaatia puuduliku kõnepruuki lausetega stiilis, et kuule, ma lihtsalt räägin, kuidas asjad on. Ma ütlen ainult seda, mis mul on tõde. Nüüd tegelikkuses ei ole kriitilisus sama, mis autentsus ega ausus. See on hoopis alla surutud ja läbi töötamata viha ja hirmu teadustamata väljaelamine. Enne kui sa ütled kellegile oma heasoovliku kommentaari, küsi endalt järgmine kord näiteks, kas ma tahan päriselt aidata või tahan ma vähendada ebamugavust, mida see inimene minus tekitab. Võib-olla sa näed oma veidi ülekaalulist sõpra ja sinu kriitik tunneb kohest vajadust talle meenutada, kui oluline on tervislik toitumine. Nüüd ühelt poolt sa tahad oma sõbrale parimat, okei. Aga see kommentaar tuleb kriitikult, kellel on vaja enda ebamugavuse mitte tundmiseks muuta teisi enda ümber. Ja siis sa pead arvestama ka tõenäosusega, et sinu sõber, kellel võib olla madal enesehinnang, mõtleb, et temaga on nüüd midagi fundamentaalselt valesti. Ta on paks. Isegi sina märkasid. Ja mida sa niiviisi saavutasid? Sa ei muutnud oma sõpra tervislikumaks. Suure tõenäosusega tegid sa ta enda suhtes veelgi kriitilisemaks. Omast arust püüdsid parandada maailma, kuid tegid seda hoopis halvemaks. Valu toodab valu. Maailma parandamine algab meie enda parandamisest. Või ütleme nii, mitte parandamisest, vaid meie enda paranemisest. Muidu teeks seda jälle kriitik. Iga inimene on üks suuremast, iga inimene on osa suuremast tervikust. Inimene on nagu sõrm käel, mis valutab. Igapäevane uudismeedia on täis neid, kes pidevalt alandavad teisi huumorisildi all. Paljud võimupositsioonidel olevad poliitikud raadios või raadio ja telehääled kasutavad kommunikatsioonistiili, mis on läbivalt sarkastiline, hukkamõistev ja negatiivne. Kriitika ja sarkasmi normaliseerumine ühiskonnas teeb sellest lahtisaamise ülikeeruliseks. Nüüd, kui sa oled üles kasvanud keskkonnas, kus kriitika oli peamine suhtlusvahend, võib tunduda, et ilma selleta jääb alles ainult nõrkus. Võib-olla oli sinu kasvukeskkonnas isegi mõni nartsissist või sellele tugevalt kaldu inimene. Nüüd, nartsissistliku vanema juures kasvamine ei õpetanud sulle enesearmastust, sest nartsissist ei armasta ennast, vaid ta kogeb ülepaisutatud eneseimetlust, et mitte kogeda taustal olevat sügavat puudulikkust, mis on tulnud armastuse puudusest. Ja see iseenda jaoks teadvustamata puudulikkuse kogemus pani võib-olla selle inimese välja tooma puuduseid sinus või teistes. Laps õpib väga varakult lihtsa loogika. Kui ma olen laitmatu, on rahu. Kui ma eksin, tuleb kriitika ja pahameel. Nüüd, et mitte kaotada kontakti või turvatunnet, hakkab ta iseennast kritiseerima. Nii tekibki sisemine kriitik, hääl, mis püüab säilitada kontrolli
enese hirmutamise abil. Kõik algab sellest, et tunnistad endale. Ma mõtlen paranemise mõttes, et tunne, et midagi on valesti, on päris. Aga mõtted, mida see tunne su pähe tekitab sinu, maailma ja teiste defektidest, on need, mida ei tohi kuulata ega uskuda. Ükski mõte, mis on negatiivsetest tunnetest mõjutatud, ei ole objektiivne. Mõte on vaid psüühika katse, et vältida keeruliste tunnete tundmist, sest mõelda negatiivselt on palju vähem valulik, kui oma negatiivseid tundeid täielikult kogeda ja vastu võtta. Aga see, et oma tunnete kogemine on vahel tõeliselt raske, ei tähenda, et sul on midagi viga. See tähendab ainult seda, et sa oled ka inimene, kes on pidanud kogema elus hetki, kus tundeid on olnud liiga palju, kuid tuge, et neid kogeda, on olnud liiga vähe. Ma jagan sinuga 4 sammu praktikat, mis sobib sissejuhatavaks tööks oma sisemise kriitiku tundmaõppimisel ja aeg-ajalt, kui hästi läheb, ka rahustamisel. Esiteks märka. Sa märkad ja ütle, okei, minus on käivitunud osa, kes jälle otsib halba. Nüüd, kui sa seda märkad, seda osad, siis tunneta selle kriitiku mõju oma kehas. Küsi, kas mu rinnak või õlad on kuidagi kössis või kas kurgus või näos on pinge, kurbus, lootusetus, häbi või süü. Kas mu hingamine on muutunud pinnapealseks või hoian ma üldse hinge kinni. Seejärel hinga. Võta teadlikult üks suurem hingetõmme ja veel üks ja veel üks. Ja ütle oma kriitilistele mõtetele kindlameelselt stopp. Ja suuna kogu oma tähelepanu kehas olevatele ebamugavustunetele. Mitte uue mõttega, vaid pehmusega. Suuna tähelepanu kehas olevale pingele ja lase siis sellel vaibuda ilma sekkumata. Jää selle tunde juurde 30–60 sekundiks. Ja õnnestumine ei ole see, et tunne kaob, vaid see, et sa ei hakka seda enam ründama ega parandama. See stopp, see kindlamine stopp ei tähenda, et sa ei tohi tunda. Stopp tähendab, et sa ei lahenda ebamugavust oma kehas uue mõttega, vaid lubad endal kogeda seda, mis on taustal nagunii juba olemas. See ei ole tehnika, mis lahendab kriitiku. See on algus, mis peatab vale mõttesuuna. Nüüd eesmärk on lõpetada enda juhtimine hirmu ja karistuste kaudu. Anda iseendale sellist tuge, mida sa annaksid oma lapsele, kes on hakanud uskuma, et vanemate pahameeles on süüd tema. Nüüd siit kohast edasi on tähtis iseendas oleva hooliva, sooja ja armastava tunde arendamine ja järjepidev võimendamine. Väsimatult uuesti ja uuesti. Tunne, et sul on midagi viga, võib jääda sinu kogemust saatma veel väga pikaks ajaks. Enesekriitilisusest vabanemine on kogu isiksuse arengu teekonna kõige keerulisem ja raskem osa. See nõuab tohutut enesedistsipliini ja töötahet. Ja oluline on, et sa teaks, et see muster ei ole sinu saatus, vaid see on programm ja mehhanism, mida saab läbi töökuse lahti kodeerida. Aja möödudes õpid sa peatama oma kriitilised mõtted enne, kui need saavad muutuda totaalseks enesematerdamiseks ja tooma fookuse hoopis taustal olevale hirmule, abitusele ja ebakindlusele, mis neid mõtteid üldse tekitavad. Siin tulevad appi erinevad teadveloleku praktikad, meditatsioon ja sügavam enesevaatlus, kas siis iseseisvalt terapeudiga, sõbraga, kirjutades, jalutades, mis iganes. Ja selle kõige töö tulemus ei ole ainult parem enesetunne. Selle tulemus on ka parem juhtimine. Sa delegeerid selgemalt, annad paremat tagasisidet oma perele ja oma töötajatele, kolleegidele ilma neid häbistamata. Sa teed otsuseid ilma ärevust lahendamata ja sa ei mikromanageeri inimese selleks, et endal oleks turvalisem. See ongi võimalus olla oluliselt empaatilisemana ka kõikide teistega, kes on iseenda vastu
hullult karmid. Märk sellest, et sa oled teekonnal edasi jõudnud, on see, et sa avastad üha sagedamini, kuidas see kriitiline hääl on su peas vahetunud, kuidas ma ütlen, üks sõbraliku mentori vastu. Ja sa seisad sirgemalt, sa tunned ennast paljudes olukordades, kus olid varem ebakindel, enesekindlamalt, sa tunned ennast armastusväärsena ja lihtsalt piisavalt heana sellisena, nagu sa oled. Ja mingil tasandil sa saad hästi sügavalt aru, et sul ei ole vaja olnud mitte kunagi tegelikult mitte kellelegi midagi tõestada. Sinu väärtus ei sõltu sellest, kas sa oled kellegi või ühiskonna mõttes edukas, intelligentne, hooliv või ilus või whatever. Väline hinnang ei defineeri enam sinu sisemist kogemust. Sest sa saad aru ilma seda endale ütlemata, et sinu olemasolu inimesena on juba iseenesest piisav ja tähendusrikas. Ja see on see, mida ma tahan, et sa sellest video lõpust kaasa võtaks. Sinu olemasolu on juba piisavalt rikas ja tähendusrikas. Sa oled tähtis, sa oled piisav. Ja kui sa oled siit videost saanud endale tuge, siis aitäh, et sa võtsid selle aja ja kuulasid ja tead YouTube'is, Spotify's, erinevates kanalites, sotsiaalmeedias on igasuguseid videosi veel, mis saavad sind toetada sellel teekonnal iseendas ka suurema kooskõla loomisel ja minu kodulehel alarojastu.com on ka tasuta võimalik alla laadida kohe praegu, kui tahad audioraamat, ratsionaalne emotsionaalsus, mis aitab seda inimese teekonda veelgi rohkem lahti mõtestada. Aga mina on sulle ülitänulik, et sellel keerulisel kiirel ajal sa võtsid selle hetke ja kuulasid ja olid koos minuga. Ma olen täiega sinu nimel siin väljas ja jagan kõike, mida avastan. Seega aitäh sulle ja soovin sulle ülimõnusat päeva, õhtut, hommikut, kus iganes sa oled.